kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele. Biotoopia podcast. Maarja Öpik on mükoloog, taimeökoloog ja ökofüsioloog. Ta on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor. Täna räägime Maarjaga seente ajaskaalast ja suguelust, nende paraseksuaalsusest ja superkohastumisest. Teises osas räägime laiemalt liikidevahelisest koostööst ja loodusharidusest. Tere, Maarja! Tere, Peeter! Me istume praegu muuseas Tartu ühes vanematest majadest. See on ehitatud umbes kuskil 1700 alguses. Nii et umbes 300 aastat võib siis arvestada niimoodi laias laastus. Ütle, kas selline 300 aastat vanus, kas see on seente ajaskaalas ka mingi selline kõrge iga või? Kindlasti on. Seente ajaskaalas on hästi palju ajaskaalasid, et kui me mõtleme pärmide peale, siis pärmi raku ajaskaala on see, kuni ta kasvab ja pooldub ja võib olla küllalt lühike. Kui mõelda selle... See on vist lausa minutites või? See sõltub sellest, kuidas tal toitu ees on ja kuidas tal on, kui me räägime pagaripärmist, et kui palju ta on endale alkoholi suutnud keskkonda juurde kasvatada, ehk siis, et kas tal on hea või halb, et kui kiiresti ta paljuneb, et aga minutites võib see olla, jah. Aga see, kui vana see pärmikoloonia võib olla vabalt oluliselt vanem kui 100 aastad, eks. Et esimene küsimus ongi selles, et kuhu me selle piiri tõmbame, et mida me mõõdame vanustega. Need seened, mis meil metsamullas on, kes seda teab? Tõepoolest, kes seda teab, et nende sellist isendi suurust iseenesest on keeruline mõõta ja seda on harva ka tehtud. Ja lisaks sellele nende iga on keeruline mõõta, sellepärast, et nad ju kasvavad, talv tuleb, nad natuke peavad ennast koguma või varule tallele panema, siis tuleb keegi vahepeal mutt ja sööb mingi tüki ära ja teine osa temast kasvab edasi, et see mõtlemine, et kui vana see üks seene keha siis on, ajab natukene mõtlemise umbe, aga on ka hästi põnev ju samal ajal. Taimedega tekitavad seened ju mükoriisat, eks ju, ja tekivad sellised suured nagu ühendatud võrgustikud. Kas selliseid seeni on ka palju, kes nagu omavahel ühenduvad või ei ole neil selleks tarvidust? Teatud seenerühmades on seene liigi piires omavahel ühendumine pöördumatult vajalik. Et kui me mõtleme kandseente peale, enamus meie hästi tuntud söögiseened on kandseened, nende selleks, et viljakeha saaks tekkida, on tarvilik 2 mütseeli kohtumine ja liitumine. Ja siis nendest algsest 2 erinevast mütseelist saab 1 uus. Nii et see ongi nende jaoks elu üks osa. Liikide vahelist liitumist üldiselt ei toimu, see ongi see, kuidas me liiki defineerime, et liik on mingisugune kogum isendeid ja populatsioone, mis omavahel ristuvad, aga üksteisega ei ristu. Ja looduses loomulikult liik on dünaamiline nähtus, sest et nad ju arenevad. Ja see, millal tekib see ristumisbarjäär või barjäär teise geneetilise populatsiooni vahel, ongi ühel hetkel ajas see nii-öelda toimub ära. Meil on raske seda piiri tõmmata, et kust hetkest nüüd alates enam ei ole see liik sama liik, vaid on juba näiteks 2 uut liiki, et liigitekke on selline pikaajaline protsess, et inimese jaoks on lihtne vaadata, et mul on siin kukeseen ja kärbseseen ja või siis ma ei tea, üks riisikas ja teine riisikas, see on ju täiesti selge, nad on erinevad. Aga evolutsioonilises mõttes liigitekke toimub kogu aeg
ja mingisugune selline eristumine toimubki kogu aeg. Ja need ajaskaalad on pikad siis ilmselt. Need ajaskaalad on pikad ja seda paika panna, et võt nüüd, ma ei tea, eile toimus see lõplik muutus, et need populatsioonid enam omavahel eristu, ei saa seda panna, tõenäoliselt ta kuskil seal on, aga me võime siin paralleeli tõmmata, et kui me joonistame kaarte, maakaarte, siis kuhu ma tõmban järve kaldapiiri või mere rannapiiri, mida täpsemalt ma vaatan, seda raskem mul on seda piiri tõmmata. Liikidega on see sama. Kas see kantseente mütseelide ühinemine, see on siis põhimõtteliselt nagu seente maailmas nagu sugulise paljunemise analoog või? Nii on, sest et seda teevad suguliselt paljunevad liigid. Seente maailmas huvitaval kombel meil on ka liike, mida me tunneme mitte suguliselt paljunevatena. Muidugi võib küsida, et võib-olla kuskil on selle liigi jaoks suguline paljunemine olemas, me lihtsalt ei leia teda üles või ei pane tähele. Aga just nende jaoks suguline paljunemine ehk siis kahe geneetilise materjali liitumine, rekombineerumine ja siis lahknemine toimubki seal viljakeha sees ja siis enne viljakeha moodustamist peab saama toimuda siis kahe, me võime öelda gameedi liitumine diploidseks mütseeliks või jah, kahest vanemast pärinevaks mütseeliks. Ja kas siis on kas nendel seentel on siis ka nagu selline jaotus, et on nagu emaseen ja isaseen või? Emased ja isased isendid. Siin me jõuame ilmselt selleni, et inimese puhul meil on hästi lihtne, et meil on emased ja isased isendid, kui rahvad, kes tunnevad palju erinevaid vorme lund, nendel on sõna lumi jaoks palju sõnu, siin seente jaoks meil peaks nende ema ja isa jaoks olema veel hästi palju rohkem sõnu, sellepärast, et neil neid geneetilisi variante, mis nii-öelda sugude analoogid on, võib olla sadu ühel liigil, ehk siis partnerite... Mitmeid sadu. Ja see lihtsalt tähendab genotüüpi, millega üks olemasolev genotüüp saab ristuda ja teistega siis ei saa ristuda, ehk teistega ei saa sugulist paljunemist läbi viia, see oleks nagu emane ja emane üritaksid omavahel lapsi saada, no ei tule. Samamoodi siis nendel kantseentel teatud genotüübid omavahel ei saa sugulist paljunemist läbi viia ja teised saavad, aga neid variante on sadu ühe liigi piires ja eri liikides erineb, nii et meil ei ole seda, et kõik kantseened, nendel on suguline paljunemine ühesugune. Seened armastavad mitmekesisust. Nüüd tegelikult me räägime nüüd nagu sellise paljunemisstrateegia puhul nagu nendest meile üsna hästi tuntud seentest, nagu seal näiteks puravikud ja kukeseened ja kärbseseened ja... Nii on jah, et kottseentel on midagi analoogset kantseentega, aga kui me nüüd võtame mõned teised seenerühmad, nagu näiteks need seened, mis moodustavad arbuskulaarset mükoriisat, siis meie teadmise kohaselt me võiks neid võrrelda justkui kloonidega, sest me päriselt ei tea, et neil oleks suguline paljunemine olemas, kuigi geneetilises mõttes justkui masinavärk on peaaegu enam-vähem olemas genoomis, aga me ei tea neil sugulisi organeid, spetsialiseerunud rakke või mingisuguseid äratuntavaid osi ja me ei tea ka seda protsessi, kus see võiks toimuda. Nii et ka geneetiliselt, ütleme, kui me otsime molekulaargeneetiliselt, et kas neil toimub rekombinatsioon, siis üldiselt tõendeid selle kohta on väga vähe, aga see on tuline dispuut hetkel teadusmaailmas. Mis aga tähendab seda, et on palju seeni, kes suudavadki elada nagu kloonid. Neil küll eristuvad liigid, need võivad olla väga pikaajalised kloonid ja oletame, et neil toimub suguline protsess mingitel aegadel, aga ilmne on see, et väga pikkade perioodide vältel neil ei ole seda tarvis.
nad lihtsalt toimetavad omasoodu edasi, paljunevad mittesuguliselt. Et selle analoogiks me võime võtta näiteks kartuli. Kartul on ka kloon, kartulisordid, mis meil on. Kõik need uued kartulid, mis me ühest pesakonnast saame, on mittesugulise paljunemise viisil tekkinud ja nad saavad uued taimed teha, et samamoodi need seened, mis siis mittesuguliselt paljunevad, nad saavad edasi kasvada, aga me ei tähelda neil siis seda sugulist protsessi. Ja see nüüd kehtib nende arbuskulaarse mükoriisa seente kohta? Jah, aga ka paljude teiste seente kohta, et nii kand- kui kottseente kui ka eikesseente, seikseente hulgas on neid seeni ja seenerühmi olemas, millel me tegelikult ei tea seksi olemasolu. Et tõenäoliselt selline seeneline eluviis, et me tingimata ei pea suguliselt paljunema, on suhteliselt tavaline. See võib olla kasulik mingites keskkonnatingimustes, et ongi võimalik niimoodi toimetada. See on hästi, hästi huvitav, kuidas nemad siis oma sellist ütleme teisenemist ja mitmekesisust ja seda muutuste raamatu järjepidevust saavutavad. Siin jälle seened armastavad mitmekesisust, ehk siis neid mehhanisme on neil mitmesuguseid, et üks mehhanismidest kannab nime paraseks või paraseksuaalsus, mis tegelikkuses tähendab seda, et toimub mingisugune geneetiline rekombinatsioon sellesama geneetilise materjali piires. Siin võib liituda ja kaduda mingisuguseid geene või kas või kromosoome, aga ei toimu kahe erineva genoomi siis liitumist ja rekombineerumist. Teine külg seente geneetikas on tõesti see, et neil on sageli palju varuvariante. Et kottseentel on seda eriti hea uurida mõnede liikide puhul. Kui meil kasvab üks seenemütseel, üks seenekoloonia, siis me saame näha nende genoomis olevate ühe geeni variantide avaldumist näiteks koloonia sektorites, et mingites tingimustes siis teatud geeniversioonid saavad ülekaalu ja teised jäävad nagu vähemusse. Ehk siis see võib olla üks mehhanisme, kuidas keskkonna varieeruvusega toime tulla. Et ütleme, mul on riiulis, ma ei tea, 10 raamatut, kuidas tulla toime sellega, kas mul on palju vett või vähe vett, põud või üleujutus ja vastavalt siis sellele, mis tingimused mul on, ma võtan sealt ühe nendest 10 või näiteks 40 või siis teinekord ülejäänud 7. Ja see on ka viis, kuidas seened näiteks kohanevad antibiootikumidega. Et tasapisi me anname neile sellise tugeva stressikeskkonna, näiteks mingisugused kemikaalid, mingid antibiootikumid. Esimesel põlvkonnal on raske, järgmist hulgast keegi leiab sealt riiulist üles selle raamatu, mis nagu selles olukorras pisut kaasa aitab. See nii-öelda saab valdavamaks ja järgnevad põlvkonnad siis juba saavad nende tingimustega toime, kusjuures ei ole toimunud mingisugust muutust genoomis, lihtsalt olemasolevast materjalist hakatakse kasutama mõnevõrra teisi osi või teisi kombinatsioone. See on õige hämmastav. Ma Sheldrake'i raamatust lugesin ühte teist aspekti seente hämmastavast adaptiivsusest, et kuidas neid on võimalik sundida või õpetada toituma nagu väga, väga erinevast kraamist, et mis nagu ühest küljest on
kindlasti jälle tehnoloogiliselt huvitav, eks ju, kui meil on siin vaja mingisuguste ülejääkide või saastega toime tulla, eks ju, aga ta on minu meelest väga huvitav ka sellisest nagu täiesti teoreetilisest vaatevinklist, et selliseid elusolendeid ju väga palju ei ole. Meil on lausa vastupidiseid näiteid, kas või mõned kakud, kes on küll nagu sama liiki, eks ju, aga kui ta on kord juba õppinud toituma hiirtest, siis ta sööbki ainult hiiri, ja kui ta on õppinud toituma lindudest, siis ta sööb ainult neid, eks ju, ja kui ühte või teist ei ole, siis ta lihtsalt sureb nälga. Seened siis on, kas me nagu võime pidada neid sellisteks superkohanejateks või? Teatud seenerühmad võivad seda tõesti olla, et need seened, mis suudavad suuresti vahetada oma toiduallikat, peavad olema saprotroofid, eks, et kui me räägime seentest, mis saavad oma toidu taimelt, näiteks mükoriisaseened või siis ka patogeensed seened, siis neil seda valikut nii palju ei ole. Et nad on ikkagi pika aja vältel leidnud selle või need ühendid, mida nad taimelt siis oma energia jaoks saavad. Arvuskulaarmükoriistel seentel need on mõned suhkrud ja muuseas ka mõned rasvad, et siin räägitakse täiesti bread and butter, ehk siis võileiba saan ma taimelt. Aga saprotroofsed seened ilmselt on üsna leidlikud, nende hulgas on ka palju valikuid, et mõned tahavad lihtsamaid süsinikuühendeid, teistel on suutlikkus väga keerulisi ühendeid lagundada, et kui meil ei oleks lagundamissuutlikkusega organisme, siis kogu meie taimede poolt kasvanud biomass lihtsalt ladestuks maa peal, et metsas puu langeb maha. Miks temast saab muld? Sellepärast, et meil on näiteks seened, aga ka mõned teised organismid, mis siis selle puidu keerulisemad ühendid ära lagundavad, et tselluloosi ja ligniini, need on väga keerukad ühendid ja erinevatel seentel, saprotroofsetel seentel on siis nende lagundamiseks erinev suutlikkus. Et sellega tegeleb hästi suur komplekt mitmesuguseid ensüüme, ehk siis ka geene, mis neid ensüüme kodeerivad, ja siin toimub selline pidev evolutsiooniline mäng, et kes millist lagundamisoskust arendab seeneliik ja kui mõttekas see on. Mida keerulisem ühend, seda kulukama tegelikult seenele seda lagundada, sellepärast et iga nii-öelda saadud toidu molekuli kohta kulub väga palju energiat, mis on tegelenud selle keerulise algse ühendi tükkideks lõhkumisega. See nüüd natukene meenutab mulle ka mõningaid inimtsivilisatsiooni aspekte, kus me nagu kasutame üsna tühiste eesmärkide saavutamiseks jube palju ressursse. Aga eks ole seened ju ühed nendest eluvormidest, kes kõige elu maa peale kolimisel nagu siin esimestena kanda kinnitasid. Nii ilmselt oli küll, et see teadmine, mis meil hetkel on fossiilide kujul ja ka geneetilise dateerimise või nii-öelda aja seenerühmade vanuse hinnangute põhjal, ilmselt, et nendel aegadel, kui esimesed maismaa ökosüsteemid tekkisid, ehk hakkasid organismid veekeskkonnast, merelisest või riimveelisest keskkonnast ronima välja maismaa peale, siis koos algeliste taimedega olid seal ka
seened nendest rühmadest, mis praegu moodustavad arbuskulaarset mükoriisat ja ka nende nii-öelda sõsarrühmadest. Ja need seened asustasid taimede maapinnaga kokku puutuvaid osi on võib-olla kõige õigem sõna ütelda selle kohta, sest et juuri kui selliseid neil taimedel veel ei olnud. Neil ei olnud neid varem tarvis olnud, sest et kui sa oled jalgupidi vees, siis sul nagu otseti ei ole sellist juure funktsiooniga kehaosa tarvis. Ja, sa võid kas vees õljuda, eks ju, või lihtsalt kleepida ennast ja kivini sa saad külge kinnituda, see kinnituskoht võib olla selline iminapataoline, eks ole, aga sellist põhjalikku juuresüsteemi seal vees ei ole vaja. Mullas, mida teevad juured, on ju ikkagi see, et nad otsivad sellest mullakeskkonnast lahustunud toitaineid. Ega nad ka kuiva näiteks fosforiühendit ei suuda nahistada, et neil on ikkagi vaja teda lahustunud kujul kätte saada ja see ongi see, mida juured mullas kasvades teevad, nad otsivad toitu, mineraaltoitaineid ja vett. Ja need esimesed seened, mis olid siis esimeste maismataimedega kooselus, tõenäoliselt aitasid sellest väga primitiivsest, see polnud veel muld. See oli mingisugune maismaakeskkond, maismaalisem keskkond, et aitasid nendel taimedel need toitained sealt siis kätte saada, et nad olid ikkagi neile praeguses mõttes juurestiku aseaineks, tollases mõttes taime keha pikenduseks siis sinna algelisse mullakeskkonda. Need olid sageli ka niisked, suhteliselt niisked, ütleme sellised jalgupidi vees kasvavad taimed, eks, et niisked kasvukeskkonnad. Nii et see elu maa peal kolimine ikkagi ju sai siis ka alguse ikkagi nagu otseselt koostööna. Kooselu oli see teema, kooselu oli see teema, et loomulikult me ei saa praegu mõõta, milline oli nii-öelda füsioloogiline olemus sellel kooselul, et me saame spekuleerida selle põhjal, mida me teame praegustest kooseludest ja praegu me teame, et arbuskulaarmükoriisne kooselu rohttaimedega või ka paljude troopiliste puudega soodustab nende taimede kasvu, need seened leiavad mullast üles need toitaineid, näiteks fosforiühendid või lämmastikuühendid tõhusamalt kui taimejuured ise ja paljud taimed ilma mükoriisaseenteta kasvavad halvasti, eks. Ehk siis me võime seda nii-öelda analoogina evolutsioonilisesse aega tagasi panna ja oletada, et nende esimeste taimede jaoks ka see kooselu oli ikkagi oluline, mis aitas neil selles väga primitiivses mullakeskkonnas toitained kätte saada. Viimastel aastakümnetel on õige populaarseks osutunud see Richard Dawkinsi metafoor isekast geenist ja kuidas see isekas geen nüüd nagu selles niisuguste seente ja taimede koostöö valguses välja näeb, et kas see geen või organism nüüd selleks, et olla nagu edukas ja hästi toimida, kas ta peab siis olema isekas selleks tingimata või? Siin võib tõesti asju vaadata mitme nurga alt või läbi nagu erinevate prillide, et üks selliseid teoreetilisi vaateid kooselule ja mükoriissele kooselule on hästi majandusteooria põhine, et me vaatamegi ressursside vahetust, kasu, kahju, kulu ja nii-öelda arvutame ülimehhanistlikult, et kuidas see kooselu siis nüüd toiminud on. Et niimoodi saab vaadata. Kui me vaatame ühe konkreetse kooselu aja raami, siis kindlasti see nii-öelda kasulikkus või kahjulikkus või kulu, mis läheb partneri
ülalpidamiseks muutub ajas. Et kui ma tahan väga rangelt valemisse panna need numbrid, siis ma võin ühe ja selle sama kooselu kohta eri ajahetkedel tõenäoliselt kasutada nii sõnu parasitism kui ka mutualism ehk mõlemale poolele kasulik kooselu. Ja siin läheb asi juba segaseks, eks ole, sest tegu on ikka nende samade organismidega. Et siin muidugi võib tõmmata paralleele inimühiskonda, et samamoodi meil on paremaid ja halvemaid päevi, vahel on ühel partneril rohkem ressurssi, vahel on teisel, eks ole. Ja see ei muuda kooselu olemust, et ikkagi on see püsiv ja pikas plaanis mõlemale kasulik. Aga neid erinevaid teoreetilisi vaateid sümbioosidele üldiselt ja mükorrhiizsele sümbioosile konkreetselt tõepoolest on. Isekuse seisukohalt eks iga elusorganism tahab oma geene edasi kanda, eks ole. Ja antud juhul geenid kanduvad edasi siis, kui kooselu on säilitatud ka järgnevates põlvkondades. Et nii taimedel kui seentel on seda tarvis. No eks see asi läheb segasemaks veel selle tõttu ka, et me kumbki ei ole majandusteadlased. Aga kui ma nüüd tõmban mingisuguseid teisi paralleele ja võrdlen seda neid asju muude kooselu vormidega, eks ju, siis ega ju, kas või näiteks perekondlikes suhetes ka ju tegelikult ei toimi selline strateegia, kus igaüks ajab oma kasu taga. See võib toimida nagu mõnda aega, eks ju, aga sellise pikaajalise strateegiana, kus ütleme, ongi selline, issi on parasiit ja emme on siis see, keda imetakse ja siis nagu lapsed jätkuvad nagu sama mustrit, see minu meelest nagu väga pikaajaliselt ei saa toimida. Ja kui ma elan metsas ja vaatan, kuidas seal loomad, taimed, erinevad eluvormid nagu suhtlevad, et siis mulle küll on jäänud selline mulje, et isekus võib olla üks selline üks sellistest strateegiatest, aga et selles, et me saaksime kogu selle elumustri ainuüksi isekusele taandada, selles ma küll kuidagi väga kahtlen. Mina samuti. Selle strateegia vähese kasulikkuse kohta võib-olla räägib ka see, miks on seente hulgas nii vähe nekrotroofseid patogeene. Ehk siis selliseid patogeene, mis oma peremeesorganismid tapavad. Et kui me mõtleme ka patogeensetele seentele, kas taimepatogeenidele või looma, näiteks inimese patogeenidele, ega nad tegelikult ei taha oma peremeest tappa. Nad tahavad tema käest ressurssi saada, aga ta peab edasi elama, ta peab kestma. Ja nendes pigem vastastikku kasulikes kooseludes on see sama teema, et siin on kindlasti neid partnereid, kes justkui võivad mingitel hetkedel olla kasulikumad kui teised. Siin on liikide vahel erinevused, kellel on, ma ei tea, milline seentest näiteks, milline suutlikkus mullast toitaineid kätte saada ja neid siis taimele anda. Et siin on erinevused ja need erinevused on ka vajalikud selleks, et kohaneda kõik keskkonnatingimustega, mis ei ole kunagi stabiilsed. Teine asi, mida seente ja taimede kooselude puhul tuleb meeles pidada, on see, et need ei ole kunagi üks ühele. Et see ei ole päriselt nagu inimperekond, mis enamasti on üks mees ja üks naine. Et kui meil on mükorrhiise seened, siis üks taim elab normaalselt looduses koos tõenäoliselt 10 mükorrhiise seene liikidega. Isenditest ma ei räägigi.
ehk siis taime juurestik on üks suur seente segasumma suvila, kus kogu aeg toimub kerge selline liikumine. Ja kõigi nendega on kooselu, kõigi nendega on mõlemal poolel siis oluline ja huvipakkuv üheskoos toimetada, et kuidas seal sellises segasumma suvilas toimub see, et vaadatakse, et keegi ei lase nagu väga palju liugu, eks ole. Seda on raske ette kujutada, et siin räägitakse tegelikult küll ka kooselu ökoloogias sellisest nähtusest nagu petmine, cheating, ja võimalik, et seda aeg-ajalt toimub, jah. Ja samamoodi nagu selle väga suure isekusega, eks ole, petmine on ka isekus, lausalise strateegiana see ei toimi. Siis laguneb see süsteem koost. No on ju näiteks teatud lilli, eks ju, mis imiteerivad siis kas tolmeldava putuka mingit feromooni, eks ju, või siis mõnedel savannililledel roiskuva lihalõhna, et nagu kärbseid omale ligi meelitada, et nii kaua kärbseid jätkub, see strateegia nagu ilmselt toimib, eks, aga küll ei ole jäänud muljet, et et see oleks selline looduses niisugune valdav toimetulemise viis, et petame kõiki, keda me saame. Need on ikkagi üksikud näited ja kui ma jätan mulje, et ma olen keegi teine, siis keegi teine peab olemas olema, et ütleme, kui ma olen putukas, kes jätab mulje, et ta on hästi värviline, ohtlik teine putukas, siis see toimib seni, kuni see teine putukas ka kuskil süsteemis on ja enamasti ka ohtlik on, eks, et samamoodi nende petvate seente või siis petvate taimedega, et nad saavad olla selline väike osa süsteemist, aga kui nad võtavad suurema osakaalu, siis hakkab süsteem lonkama. Et ikkagi need ressursid peavad enam-vähem liikuma. Ja. Aga miks üldse hea on? No sa mainisid, et üks taim võib elada koos elus nagu kümnete erinevate seeneliikidega, et miks üldse nagu nii palju liike nagu olemas olema peab või? Et oleks ju palju lihtsam, kui oleks, ma ei tea, võib-olla mitte üks taim ja üks seen, vaid ütleme seal 10 või niimoodi, eks, aga tegelikult me räägime seente liigilisest hulgast, on kas 10 000 või? Miljonites, ja. Niimoodi. Aga milleks see hea on? Võiks tõesti olla üks seen, üks taim, üks loom, üks putukas, üks kala ja ma ei tea, üks lind. Ja üks inimene ka, eks? Üks inimene, mitte ühtegi sääske kindlasti. Jah, no vastan nüüd sellele, miks meil nii palju liike on. Ma arvan, et seda küsitakse ikka, et miks meil on tarvis nii palju liike, kas või vaadates mingisuguseid taimekoosluseid, et kellel on vaja neid mingisuguseid väikseid kribalaid, nelgilisi või ristõielisi sinna, et nad ju justkui ei tee mitte midagi, eks. Ja ometi selle süsteemi komponendid, nad on igati omal kohal. Üks valik on see, et nad on lihtsalt tekkinud ja nad saavad toimetada ja ei ole mingit põhjust, miks nad peaks välja surema. Teine selline liigirikkuse, vaade liigirikkusele on ikkagi seesama keskkonnatingimuste muutumine. Et kui me vaatame ökosüsteemi seisukohalt, siis üldiselt stabiilsus on parem siis, kui ökosüsteem on liigirikkam. Sellepärast, et meil on rohkem osalisi, rohkem mängijaid, mis suudavad muutuvate tingimuste korral toimida. Ehk siis elurikkus või liigirikkus on nagu kindlustuspoliis.
Ja sellele on omad erinevad teaduslikud andmed, et seda põhimõtteliselt saab testida, eks ole, et kui meil on vähem liike või rohkem liike süsteemis, et kuidas see süsteem toimib. Enamasti kuskil seal rohkemate liikide korral on süsteem nii-öelda mõõdetavad toimimisparameetrid on suuremad ja stabiilsus on parem. Seda on ilmselt matemaatiliselt ju ka modelleeritud või võimalik modelleerida. Just nimelt, et kui meil on mingid alusandmed olemas selle kohta, siis meil on võimalik ka ennustada, et kui me tekitame sellised muudatused, et mis siis toimub süsteemiga, mis toimub süsteemi liikide arvuga. Nii et põhimõtteliselt on nagu võimalik ka matemaatiliselt väljendada seda, et elurikkuse kahanemine on kahjulik, viib nagu ebastabiilsuseni ja inimene, eks ju, kes tahaks vähemalt oma selle elukeskkonna stabiilsust hoida, saaks siis äkki nagu selle põhjal paremini aru, et elurikkus on hea asi. See on üks põhjusi, miks me räägime sellest, et liikide kadu on ohtlik. Et kui väga palju on jutuks kliimakriis või keskkonnamuutus, siis kõige suurem kriis tegelikkuses hetkel on liikide ja elupaikade kadu. See on inimesele ja planeedile suurema kaaluga ja mõjuga kui kliimamuutus kitsas mõttes. Ja võib-olla see on raske hoomata, mida see tähendab, et kui ma maastikust võtan näiteks niitusid vähemaks, aga mul on ju nii mõnus, mul on see autotee, mis viib minu maja juurde ja maja on ka ja siis on veel mõned majad. Et on siis vaja, et seda metsa seal oleks, mida enne oli ja nüüd enam ei ole. Aga juhtumisi ikkagi on tarvis, et meil on tarvis maastikus erinevaid elupaiku, kus saavad elada erinevad liigid. Ja kui me kõik ära asfalteerime, siis kahjuks ikkagi inimese jaoks see keskkond ei ole hea, mulda on ka vaja. Ja mis siis teha? Mida meie saaksime teha nagu selleks, et sellist vaesumist ära hoida, eks ju, see vaesumine ka lisaks muule, ta ei ole mitte lihtsalt vaesumine, vaid ta on selline vaesumine, mis nagu lõppkokkuvõttes viib meie endi eksistentsi nagu lausa noatera peale. Täpselt, nii kaugele võib välja ka mõtelda ja enne seda tõenäoliselt saabuvad kõik need miljonid kliimapõgenikud maailma teistest osadest, kus elukeskkond on juba muudetud nii elamiskõlbmatuks, et nad tõesti ei saa ja peavad minema otsima mujale seda kohta, kus saab veel elada. Et eks meil on need suures skaalas tehtavad asjad, mida saab teha, mida saavad riigid ja poliitikud teha ja on kõik see, mida saab iga inimene teha, et me saame võib-olla mõtelda või muuta oma mõtlemist selles osas, mis on keskkond minu jaoks, mis on loodus minu jaoks ja kas seda minu igapäevase toimetamise jaoks on tarvis, et võib-olla on täitsa tore, kui ma jätangi selle õuemuru nii-öelda klassikalise briti murukombel hooldamata. Ehk siis ma ei unista sellest, et mul on golfimuru, vaid et täitsa tore on, kui suur osa temast tõitseb ja seal lendavad ringi sääsed ja aga ka muud muutukad. Sama me saame teha linnakeskkonnas. Me ei pea tegema linnakeskkonda või muud sellist asulalist keskkonda üli suletuks mulla mõttes, üli asfalteerituks, et selline inimkeskkonna mitmekesistamine, kui me näeme selles väärtust, on tegelikkuses tehtav. Väga palju sellist maastikulist mitmekesistamist tehakse juba põllumajandusmaastikes. Ja siin saab selgid eesmärke seada ja me liigumegi selles suunas, et see elupaikade kadu ja liikide kadu meie poolt nagu hoomatavas maastikus saaks olla väiksem.
kindlasti. Aga nüüd samas seda ütleme, asulalise keskkonna sulgemist, ütleme seal asfalteerimise, betoneerimise, kõikvõimalike killustiku ja kivimitega katmise teel ei tee ju ainult nagu ütleme valitsused või kohalikud omavalitsused, vaid tegelikult see käib ju ka päris suures osas puhtisiklikul initsiatiivil, eks ju, oma koduõuesid ju asfalteeritakse ja kaetakse igasuguste imelike asjadega, et kui suur nagu siin sinu meelest on nüüd hariduse roll selle küsimuse nagu mitte lahendamisel, aga natukene nagu leevendamisel vähemalt, et ma arvan, et see hariduse roll on hästi suur, et see on see viis, kuidas me saame panna inimesi vaatamagi asju teistmoodi. Et küsimus on ju üldistes nii-öelda käitumisnormides või käitumismustrites, väärtustes, mingites hoiakutes, mida inimesed peavad mõistlikeks. Enamasti me ikkagi mõnevõrra vaatame, et aga mida teised teevad, et pisut me võtame eeskuju teiste käitumistest, teiste hoiakutest ja koolisüsteemi kaudu, aga mitte ainult laste õpetamise, vaid ka täiskasvanute õpetamise kaudu me saame tekitada neid teistsuguseid vaateid ja panna ka inimesi küsima enda käest seda, et kas õue asfalteerimine või õue katmine, ma ei tea, muruga või mingisuguse pool vett läbi laskva materjaliga, et milline neist mulle kõige rohkem meeldib. Võib-olla ma muudan oma seda meeldimist läbi selle, et kuskil ühiskonnas tekib selline meeldimise nihe. Samamoodi see, et kas sääskes mind parasjagu nii-öelda lõuna eesmärgil, heinestamise eesmärgil üritab imeda, pean ma ta maha tapma või võiks ma teda vaadelda. Vaatasin hiljuti ühte oma nooremat pereliiget ja ta oli pahane sellepärast, et ema püüdis sääse käe pealt ära tappa, aga tema tahtis vaadelda. Jah, see on mulle väga lähedane mõtteviis. Ma just tulen Kütiorust, mis on väga, väga sääserikas paik ja siis Urmas Tartes on nüüd hiljaaegu hästi toreda sääseraamatu välja andnud, kus ta samuti nagu juhib tähelepanu sellele, et kõigepealt see on niivõrd kättesaadav ja odav viis inimesel osaleda metsade taastamisel. Nagu oma veretilgakesi anda nagu sinna sellesse aineringesse ja siis ühel õhtul, kui ma metsas konnates ja sampleid pildistades samal ajal kaetud sääskedega, kes mind kõik imesid, siis ma jõudsin nagu otsapidi selle mõtteni, et võib-olla see on nagu metsade regenereerimise seisukohalt veel äkki kasulikum kui metsa istutamine, sellise monokultuuri tekitamine. Aga kas nüüd see praegune kooliharidus, nagu ta meil on, kas see ikkagi annab meile nagu niisugust arusaamist loodusest, et tekibki see taipamine, et nende sääskedel ei ole vaja tihlafossi lasta ja koduõue ära asfalteerida, kui meil on niisugused nagu küsimuste õigete vastustele üles ehitatud metoodikad ja mingid niisugused töövihikud, kus siis pead nagu õigesse kasti linnukese tõmbama. Kas see nagu praegune loodusõpetuse metoodika on üldse toimiv sinu vaatenurgast? Kogu õpetamine iseenesest võiks õpetada inimesi pigem iseseisvalt mõtlema, kui et mäletama fakte.
Fakte on ka mäletada, et oleks midagi, on vaja mäletada, et oleks vaja millest mõtelda, et arst ei saa anda diagnoosi, kui ta peab kogu aeg raamatuid lappama, et huvitav, mida see tähendab, mida ma parasjagu sellel röntgeni pildil näen, eks ole, et mingi alusteadmiste kogum peab olema. Aga ka see teine teadmiste mõtestamise, iseseisva mõtlemise ja just nende erinevate lugude ja võib-olla tähenduste leidmiste toetamine võiks olla see koolihariduse üks osadest, et nii või teisiti kogu info muutub selle põlvkonna jaoks, kes praegu koolis on nii kiiresti, et nende jaoks hakkab muutuma olulisemaks see, kas nad oskavad infot leida ja hallata, otsustada, kas see on õige või vale, kas see on kohane või kohatu, ja vähem oluliseks muutub see kogum, mis neil on nagu kogu aeg meeles. Ja kindlasti see võib-olla mingite lugude või selliste tähenduste kaudu looduse vaatamine on see, mida saaks rohkem olla, et kui ma vaatan mingi linna peamagistraali ääres seisvaid pärnapuid ja mõtlen, et nad segavad minul hetkel seda tänava ehitust, et ma lõikan nad kõik maha, mis sest, et nad on toredad 6, 70, 80 aasta vanused ja ma istutan uued, et nad ju hakkavad uuesti kasvama. Aga kui ma vaatan neid pärnapuid ja tean, et kõik need organismid, kes elavad praegu nende päris vanade pärnapuudega koos, nende koosluste ja kogumite taastumine sellesse olukorda, kus nad praegu on, võtab ka aega 60-70 aastat. Võib-olla ma siis ei taha neid maha lõigata, kuna minu jaoks on see midagi, mis on nii väärtuslik, mille taastumine võtab nii kaua aega, et ma tunnen, et ma ei saa endale lubada sellist otsust. Et need vaated võivad muuta mingeid otsustusi, mida inimesed teevad, kas või oma enese eesõue asfalteerimise või mitte asfalteerimise osas. Et ikkagi võti on meil praegu kui paljude muude asjade muutmise kõrval ka selle koolihariduse olemuse muutmine. Ikkagi vaba mõtlemist. Ja võimet nagu reageerida kohutavalt kiiresti muutuvatele asjaoludele, mis meid praegu ju kiirenevast taktist tapavad. Kindlasti võimet kiiresti infot hallata, aga ka jääda selles info muutumises ja liikumises ise alles. Me näeme kogu seda keskkonna stressi või paanikat ja mõned inimesed ei taha otse loomulikult, sa ei jõua kogu aeg kuulata väga negatiivseid sõnumeid, et kohe varsti kogu inimkond sureb välja, eks ole, et esimene reaktsioon selliste sõnumite vastu on ennast kaitsta, näiteks saab kaitsta kõrvade sulgemise teel. Et ka selle muutuva info sees meelerahu säilitamine on võib-olla asi, mida on vaja rohkem õppida, kui seda varem oli tarvis. Ja kindlasti kõigist ei saa ju kiireid mõtlejaid, et me jääme ikkagi inimesteks, kellel on omad kiirused. Ja mõni haarab kiiresti, teine aeglasemalt ja kõik need inimesed peavad suutma toime tulla selle infovooga. Võib-olla siia võikski panna nüüd 3 punkti. Aga mul on veel üks selline mõte, et kuidas sulle tundub, et kas see kohutavalt kiire ja järsk tehisintellekti pealevool, mis nüüd on olnud viimase aasta jooksul hästi keskne teema arusaadavatel asjaoludel. Ta on ühest küljest selline väga kummastav teema, eks ju, ka nurkapidi kaunis hirmutav, sellepärast et me ei tea, kuhu see kõik nagu välja jõuab ja milliseid tagajärgi see võib endaga kaasa tuua, aga mulle on tundunud, et üks täitsa tore aspekt sellel võib olla just nimelt see, et ta aitab meil
ta aitab meil nagu ümber defineerida teadmise, tarkuse ja sunnib meid nagu leidma mingisuguseid uusi õpetuse ja hariduse metoodikaid, sellepärast et ma arvan, et juba selle aasta 1. septembrist alates on nagu paljud senised õpetamise strateegiad nagu tühistatud, sest et kui sul on ütleme, referaat on sul täpselt paari telefoni nupuvajutuse kaugusel ja kontrolltöö vastused täpselt niisamuti, et see ei ole ju mõtet neid teha enam. Kõik ülikoolid ja ma usun ka muud haridusasutused tegelevad praegusel perioodil sellega, et kuidas oma õpet niimoodi ümber kohandada, et need tekstirobotid ei asendaks õpilase justkui väljendust oma teadmistest. Ma arvan, et üks asi, mis tuleb rohkem, mille väärtus kerkib, on suuline eneseväljendus, näiteks suulise eksami kujul. Tekstirobot võib muidugi mulle selle jutu ette kirjutada, aga rääkima pean siiski mina. Ja reaalajas dialoogi pidama pean ka mina. Ja sa ei saa tehisintellektil vähemalt nagu siiamaani paluda ära arvata, mida su professor nagu järgmiseks sult küsida tahab. See on tõesti keeruline, jah. Kuigi ma üldse ei üllatuks, kui teatavaid mustreid need robotid hakkavad üles leidma, aga siiski mingisugune suulise eneseväljenduse selline harjutamine muutub kasulikuks, et ei saa kogu aeg kõike lühifraasidesse, ma isegi ei ütle laused, vaid just sellised hüüatused, eks ole, nende kaudu ennast väljendada, vaid et püüame siis nüüd rääkida. See on väga, väga kena väljavaade osalt öeldes. Et jah, võib-olla peaksidki siis järgmisel õppeaastal õpilased hakkama rohkem tegema podcaste nii omavahel kui õpetajatega. See oleks kindlasti midagi. Videoid oskavad nad ju väga hästi teha. Jah, just nimelt. Väga tore, aitäh sulle, Maarja, et aega leidsid. Aitäh, Peeter. Oli põnev. Biotopia podcast for all living creatures and earth dwellers.